Teate rahvas, me tulime Tallinnas 6.30 lennule ja me oleme Rootsis, kell on 6.30, mitte kuskile jõudnud. Tere hommikust Stockholmist. Lend siia oli tõepoolest vaid tunnike, aga nüüd teeme lennujaamas 6 tundi mitte midagi ja siis lendame veel 5,5 tundi Madeirale. Ennem just tegin naljaga, et Kott ei tule need ei talki. Ikkagi vedas, Kott oli järel vaguniga järgi. Sõitsime Boltiga hostelisse, tegime kiire check-in'i ja jalutasime kiirelt sammul autorenti, et järgmist päeva kohe varakult ja aktiivselt alustada. Ega me ju puhkusele puhkama ei tulnud. Naerata nüüd jälle sa. Rentisime eile auto, 4 päeva, 260 €, kõik hinnas. Oma vastutust ei ole, kui midagi juhtub, siis ei ole midagi hullu. Fanal parking. The route guidance will start now. Let's go. Kuna Madeira on väiksem kui Hiiumaa ja ilm ettearvamatu, siis valisime home base'iks 2 nädalaks kõige päikselisema koha Madeiral, ehk siis Funchali. Vaated Madeiral juba autosõidul on nii ulmelised, et ei ole ime, miks Madeirat kutsutakse Euroopa Hawaiiks. Madeiral on üle 150 tunneli ja arvestades, et saar on tegelikult Hiiumaast väiksem, siis on raske ette kujutada, et Hiiumaal võiks midagi sarnast olla. See infrastruktuuri tihedus tundub seal lihtsalt ebareaalne. Teie ees on TikToki Madeira kõige kuulsam tunnel. Kas see on oma haipi väärt? Öelge teie. Esimese päeva eesmärk oli jõuda PR13 Vereda do Fanali matkarajale. Kui teel olid vaated võimsad, siis kohale jõudes lausa tundus, nagu oleksime sattunud täiesti teise maailma. Nii, need on Enno saapad enne matkale minekut. Oleks pidanud kummikud vist hoopis siia reisile kaasa võtma tõepoolest. Fanal on üks Madeira kuulsamaid paiku, sest siin kasvab iidne UNESCO kaitsel olev loorberimets. Kui ilmaga veab või sõltub kuidas võtta, katab metsa paks udu, mis muudab kogu koha täiesti ebareaalseks. Meil just nii läkski. Tuul puhus, temperatuur oli üllatavalt jahe ja seljas olid kõige soojemad riided, mis kohvrisse pakkisime. Aga just sellise ilmaga näeb Fanal välja nagu tseen mõnest fantaasiafilmist. Kes meid teab, siis ei ole meie esimene rodeo. Me jumaldame matkamist. See matk tundus meile isegi lihtne. Distants oli pikk, aga sujuv. Enne kui Madeirale jõudsime, siis oli Madeiral 3-päevane torm, mistõttu paljud lennud tühistati. Olgugi, et ilm esimesel päeval pole kuigi suvine, siis see on soojendus sellele, mis veel tulemas on. Olgugi, et rada on mõnusalt mudane ja mõtlesime korduvalt, kas jätkame või keerame otsa ringi, siis ütlen ausalt, et enne uued matkatussud jäid üllatavalt puhtaks. Seega polnud hullu midagi. Pole halba ilma, kui on hästi valitud matkavarustus. Tema ütles mulle, et tuleme linnareisile, mingi restoranid, rannad, palmid, elu, liiv, vesi. Aga mis me saime? Muda ja vesi, thanks naine. Ja nüüd reportaaž mõne päeva tagusest sündmusest. Nimelt mõni päev pärast meie matka Vereda do Fanal rajal toimus seal tõsine õnnetus. 2 matkajaga, 72-aastase mehe ja 65-aastase naisega juhtus kukkumine liikaudu 35 meetri kõrguselt rajal. Õnnetuse tagajärjel hukkus mees sündmuskohal ning naine viidi raskete vigastustega haiglasse. See juhtum tuletab meelde, et kuigi Fanal ja selle ümbruse matkarajad on uskumatult ilusad ja populaarsed, võib maastik olla kohati järsk, libe ja muutliku ilmaga, eriti udu, tuule ja niiskuse korral. Seetõttu tasub seal liikuda ettevaatlikult ja jälgida rada väga tähelepanelikult. Mina tänan! Tagasitee Fanali poolt ei olnud lihtsalt koju sõit. Tegime mitu täiesti suvalist peatust, sest siin saarel on see lihtsalt vältimatu ja paratamatu. Iga kurvi taga on mingi mega ilus vaade, mis sunnib pidurit vajutama. Üks sellistest peatustest oli Ribeira do Janela. Koht ise on lihtne, pargid auto ära, kõnnid paar sammu ja juba ongi meri. Mustad vulkaanilised kalliod ja need suured kivimoodustised, mis turritavad otse ookeanist välja. Ja kuidagi nii see meie tagasisõit Fanali poolt kujuneski, mitte punktist A punkti B, vaid pidevad. Okei, peame siin ka korraks seisma hetked. Oleme jõudnud Ponta do Solle. Ilm on mega ilus, tuulevaikne, päike väljas. No see on juba siuke mõnus kevade vibe.
mõni üksik veel päevitab. Ja seal on minu reisikaasa. Madeira ilm on põhimõtteliselt 3 erinevat ilma ühel saarel. Lõunas, nagu Funchal või Ponta do Sol, on enamasti päike ja soe. Põhjas on pilvisem ja vihmasaju rohkem. Ja mägedes, nagu Fanal Forest, kus eile käis ilmiga 10 minuti tagant. Päike, udud, tuul, you name it, kõik segamini, nii et kõigeks peab valmis olema. Reaalajas ilma vaatamiseks soovitan vaadata live-kämme. Videost on näha, et banaanid kasvavad kilekotis, aga küsime siis banaani-eksperdilt, Austraalia banaanifarmerilt. Banaani-ekspert, kilekottides kasvavad banaanid. Miks? Sest päike neid ära ei kõrvetaks, ära ei tapaks ja siis farmis tõmmatakse nii kott pealt ära, pistakse puhtaks, pannes karpidesse ja alles poes banaanid näevad ilma valgust. Wow! Aitäh teile! Honesty is the key. Self-service banana box. Värsked banaanid, paned raha, saad banaani. Ja siin peaks olema üks romantiline tseen kose all. Peaosades Keili Erman ja Enno Kruusimägi. Aitäh! Kolmas päev Madeiral Keili ja Ennoga. Parkimine on tühe, konkurents on tühe, külg ja kõrval nagu kilud kaardis. Let's go! Järgmine haik. Tänane eesmärk oli Levadadas Vinta-Isincu Fontes. Tõlkes nagu 25 allikat või midagi. See on ühtlasi üks kõige kuulsamaid matku saarel. Matk ise ei ole hullult raske. See kulgeb peamiselt mööda Levada kanaleid, mis juhivad vett mägedest alla. Levadad on Madeira vanad veekanalid, mis ehitati selleks, et tuua vett märjalt põhjaosalt kuivemasse lõunasse. Kuna saar on mägine, jooksevad need kanalid mööda kaljusid ja läbi metsade. Nende kõrval ongi kitsad rajad, mida mööda saab matkata. Ehk põhimõtteliselt sa ei matka lihtsalt looduses, vaid liigud mööda sajandite vanust veesüsteemi, mis hoiab kogu saare elus. Raja lõpus on koht, kus vesi kukub erinevatest allikatest alla kiviseina seest. Need 25 allikat siis, mille järgi rada on nime saanud. Tegelikkusest neid pole täpselt 25, aga nimi on jäänud. Selle raja lõpus ma reaalselt tundsin, nagu oleks jõudnud Hawaiile. See loodus nagu lihtsalt wow. Kui jalad puhatud ja hetk lõpppunktis võetud, siis põikesime tagasi Del Risco kose juurest läbi. See oli täiesti planeerimata 200 meetrine kõrvalpõige, aga kindlasti väärt seda aega ja väikest vaeva. Risco juga langeb alla umbes 100 meetri kõrguselt kaljuseinast mööda rohelist sammaldunud nõlva. Muinasjutuline, eks? Ja huvitav asi veel on see, et see vesi ei tule ühest konkreetsest jõest, vaid pigem mitmest allikast ja mägiallikate süsteemist, mis toidab seda pidevalt ülevalt Paul de Serra platoolt. Alles läbi drooni silma ma sain aru, kui suur see juga tegelikult on. See ei ole lihtsalt juga, vaid terve veesein, mis kukub alla oru suunas. Kui oled tegemas seda 25 allika matka, siis soovitan seda kindlasti kombineerida Risco kosega. Kokkuvõtteks jäime reisi 3. päevaga väga rahule. See päev oli hästi tasakaalus, natuke pingutust, palju loodust, vaikust ja neid väikeseid, see oli seda väärt hetki. Mitte üleliia dramaatiline, aga just selline, mis jääb meelde oma rahuliku kulgemisega. That's the way I like it. Today was a good day. Tulen hüppan peale. Siin on nii kitsas, muud moodi ei saa. Vaadake, kuidas siin pargitakse. Ja nüüd naine läheb sisse. Kuidas siin saab 2 inimest läbi? I don't know. Selja taga on mingi rekka. Oh la la, oh my god. Ja milline tõus. Let's go. Loodame, et keegi vastu ei tule. Muidu kui tuleb, siis on lihtsalt kannatust. Muud ei midagi. 4. päev Madeiral. Esimene peatus oli Praia Tocarajau. Kui kirjeldaks seda kohta paari sõnaga, siis ülalt on vaade dramaatilisele kaljuseinale ja sügavale sinisele ookeanile. All on kitsas rannaosa ja tugev tuul, mis ei lase päriselt niisama lamada ja päikest päriselt võtta. Vesi oli selge ja täiesti kutsuv, aga samas piisavalt jahe, et korraks mõelda, kas ikka lähed sisse.
ja siis ikka lähed. Või noh, vähemalt üks meist ei mõelnud kaua ja käis ujumas ära. Kiire, värskendav ja natuke, miks see alguses tundus hullem, kui tegelikult oli moment. Mis te arvate, kumb see üks meist oli? Järgmine peatus, Miraduro do Cristo Rei. Vaatekoha ja ranna vahel sõidab ka köisraudtee, mis tundub suht põnev, aga kuna olime autoga, siis seda võimalust ei kasutanud. Miraduro do Cristo Rei sümboliseerib eelkõige kaitset ja rahu neile, kes elavad ja liiguvad mere peal. Kristuse kuju seisab justkui vaikse valurina kaljuserval, vaadates üle Atlandi ookeani. See on koht, mis meenutab, kui tihedalt on Madeira elu seotud merega ja kui väike inimene tegelikult selle avaruse kõrval on. Järgmine peatus oli Levada dos Balcones. Üks Madeira kõige lühemaid matku, aga see ei tähenda absoluutselt, et oleks olnud kõige igavam. Tee ise on lihtne, vaid 1,5 kiltsi vaatekohani. Lihtsalt kõnnid mööda vana veekanalit läbi tiheda metsa, kus kõik on roheline, niiske ja natuke liiga rahulik, et olla päris. Ja siis lõpus avanebki vaatepunkt. Sügav org, mäed ja pilved, mis liiguvad kuskil all, vahel ja isegi sinust kõrgemal. See on selline matk, mis ei väsita keha, aga jätab siiski kuidagi sooja tunde sisse. Loodus paneb tundma korraga ja nii väiksena kui ka kuidagi täiesti jumal kohal. Seal nende mägede, metsade ja vaikuse vahel kaob ära tunne, et peaksid kuskil mujal olema või midagi muud tegema. See ei ole lihtsalt ilus vaade, see on tunne, et sa justkui kuulud sinna. Ja mida kauem sa seal oled, seda rohkem see tunne süveneb. Sa ei ole enam külaline looduses, vaid pigem osa sellest hetkest. Kui sa saad minust aru ja suudad minuga samastuda, siis tere, mina olen Keili, saame tuttavaks. Everybody, mul on homme sünnipäev ja ma tunnen, et ei ole parimat viisi selle tähistamiseks, kui on reisimine. Kingitused ei pea mahtuma kinkekotti ega ümbrikusse, vaid piisab hetkedest, mis jäävad sinuga kauemaks kui ükski ese. Kvaliteetaeg, uued kohad ja inimene sinu kõrval võivad täita südame rohkem kui miski muu. See Madeira reis on olnud üks minu unistustest ja ma olen siiralt tänulik, et saan selle unistuse sel sünnipäeval koos kallimaga päriselt täide viia. Madeira on küll matkamise paradiis, aga siia ei saa niisama spontaanselt matkama tulla. Igale matkale peab reaalselt omale ajaakna broneerima, et vältida matkaraja ummikuid ja säästa loodust. Pileteid reaalselt kontrollitakse ja 2026. aasta aprilli seisuga oli pilet 4,5 € inimese kohta. See on Madeira kõige ikoonilisem ja populaarsem matkarada. Siia broneeringu tegemine on lihtsalt kohustuslik ja tasub seda teha aegsasti, et mitte sellest kogemusest ilma jääda. Me oleme Pico do Arriero tipus ja siit algab PR1 rada, mida kutsutakse ka Stairway to Heaveniks. Rada on viimasel ajal olnud osaliselt suletud varingute ja looduskahjustuste tõttu. Siin ei mängi loodusreeglite järgi ja vahel tuleb lihtsalt lasta mäel endal otsustada, mis on ohutu. Kui meie mäel olime, siis oli vaid avatud 1,2 kilomeetrine Stairway to Heaveni lõik. Pico do Arriero on tuntud oma mega ilusate päikeseloojangute ja tõusude poolest. Ja täna olemegi siin, et tunnistada oma silmaga, kas see kõik on oma haipi väärt. Kui ma seda päikeseloojangut vaatasin, siis reaalselt mul vajus karp lahti, kui ilus see on. Hing täitus sellise tänutundega nagu, et Madeira, aitäh sulle, see on maailma parim sünnipäevakink lihtsalt. See on selline päikeseloojang sellises asukohas, mida ma soovitaks igal inimesel vähemalt korra ära näha. Sa ei kahetseks seda, see on nii võimas. Madeira, aitäh selle sünnipäevakingituse eest. Ma olen nii tänulik. Käes on reisi 5. päev, megapäikseline ja ilus, nagu tellitud ilm minu sünnipäeva tähistamiseks Funchalis, Madeira pealinnas. Täna küll puhkame matkadest, aga mind teades ma ei saa lubada, et sammud päeva esimeses pooles kohe täis ei saa. Mida peale rohkem? Matkadele kontrastiks olime ka kultuursed ja külastasime kunstigaleriid. Tegemist on Amsterdamist pärit iseõppinud kunstnikuga, kes elab ja töötab nüüd Madeiral. Madeira valgus ja loodus on tema tööd tugevalt mõjutanud. Värvid on muutunud intensiivsemaks, kontrastid julgemaks ja kogu tema looming justkui elavamaks. Tema maalides on tihti naiselikud figuurid, voolavad vormid ja väga tugev värvitunnetus. Tema stiil, unenäoline, värvikas ja emotsioonidest laetud tõlgendus reaalsusest. Mulle tema galerii väga meeldis. Siin Funchalis on see kummaline vibe, et kõik toimub aeglasemalt. Samas kogu aeg midagi toimub. Keerad ühest tänavast sisse, äkki oled mingis kitsas vanalinna lõigus, kus tundub, et aeg on natuke seisma jäänud. Vahepeal tulevad mängu ka tänavakunst ja seinad. Lihtsad majaseinad, millel on joonistatud värvid, mustrid ja väikesed lood.
Mitte midagi üleliia suurt või show-offi, aga just piisavalt, et panna sind hetkeks seisma ja vaatama. Ja paar minutit hiljem võid olla juba promenaadil, kus ühel pool on linn ja teisel pool lõputu Atlandi ookean. Ja see kontrast lihtsalt töötab. Kõik on täpselt nii balansseeritud, et mulle väga meeldib. Mis tellisid? Suure ja väikse. Ja kui suur on suur, pane oma näo kõrvale. Päris suur. Ja oleme jõudnud miljoni küsimuse juurde. Maailmakuulus jalgpallur Madeiralt, kelle järgi on lennujaam nime saanud. TikTok, aeg sai läbi nüüd. Õige vastus, Cristiano Ronaldo. Palju õnne neile, kes vastasid õigesti. Patsuta endale ise õlale. Meie jaoks puhkepäev reisil tähendab seda, et päevaplaani ei ole ja laseme jalgadele end spontaanselt kuhugi kanda. Näiteks linnas uitades nägin üle tee treppi, mis viis ülesse kuhugi parki. Ootuseid pargil ei olnud, aga ülesse jõudes avanes suurepärane vaade Funchalile. Ühel pool palmid ja rohelus, teisel pool kruiisilaevad, ookean ja kogu Funchali laht. Turistid tavaliselt siia parki ei satu, nii et ongi mõnus vahelduseks vaadata, kuidas kohalikud turistikärast hetke nautimiseks võtavad. Mulle täiega meeldib Madeira juures selline kontrast, et hommikul võid olla mägedes või matkarajal, paar tundi hiljem istud aga palmide all ja vaatad, kuidas linn oma elu elab. Siinkohal tänaks oma reisikaaslast, kes tuleb iga minu idee ja reisihullusega kaasa. Mercado dos Lavadores on Funchali kõige kuulsam turg, kus müüakse kõike alates troopilistest puuviljadest kuni värske kalani. Troopilisi vilju vaadates hakkab sülg kohe jooksma ja tehaks proovida kõiki vilju, mida näinud ei ole. Need on päritoluriigis alati magusamad ja mahlasemad, aga soovitan hinna enne üle küsida. Küsisin, üks draakonivili maksab näiteks 9 €. Ouch, mis hind lihtsalt. No näita. Ma ei julge. How you do it? Ma tahan seda koksu lüüa. Muusi. Palju õnne mulle. Peidust tuleb üks iludus välja. Very nice. Octopus, steak and my date. Kohalik boncha. Nii, Enno proovib nüüd kohalikku ponchat. See lõhnab juba niimoodi, et oleks alkoholi vabamasin. Aga see ei ole. Kuidas on? Mõnna, midagi uut. Mulle meeldib. Kuna täna on siiski minu sünnipäev, siis sünnipäeva laps soovis minna kardiga sõitma. Esialgne plaan oli minna legendaarsesse Faieli karti, aga see sai purustatud lahtioleku aja tõttu. Leidsime alternatiivi lennujaama rajal. Meiega ühines ka üks poolakas hostelist. Kardirada oli meie päralt ja sõidu ajal ilmselgelt filmimiseks mahti polnud. 20-minutilise karditamise hind oli ülimõistlik 23 €. Kui esimene raund kompasin piire ja kiirus, siis teise raundi ajal ei jõudnud poisid enam järgi ja kiirem ringiaeg jäi ole vaid 3 sekki alla. Siiski, täna minu sünnipäev, siis poseerisin poodiumi esimesel kohal. Kuna õhtu oli veel noor ja olime lennujaama lähedal, siis tuli meil idee otsida lennukite parimaks vaatlemiseks koht. Olgugi, et saame lennukeid vaadelda ka siin samas Ülemistes, siis Madeira lennujaam on maailma lühim ja ilmastiku tõttu ohtlikuim maandumiseks, nii et see õigustab seda huvi. Ühe koha leidsime kusagil tee ääres kohe lennujaama juures ja teise Santa Cruzi linnas. Linn ise oli ilus, aga ei jätnud mingit erilist muljet või emotsiooni. Parim osa sellest oli näha lennuki maandumist rannast äärmiselt lähedalt. Hostelis saime toa upgrade'i. Naride asemel oleme lisatasuta privaatses mugavamas toas. Joo! Keegi soovib rendikat, siis Madeira Hot Wheels, everything hinnas. Let's go, ma tahaks sisse saada.
Uus päev, uus matk. Minu soovitus on reisida ja matkata seni, kuni põlved veel kannavad. Trust me on this one. Käes on reisi 6. päev ja tänane matk oli PR19 Paul Domari. Juba alguses oli selge, et see ei ole lihtsalt veel üks rada. Startisime kõrgelt mägedest Paul da Serra kandist ja esimesed sammud viisid kohe avatud nõlvale, kust näeb alla kogu ranniku suunas. Ja seal all kuskil kaugel paistabki Paul Domar, väike kaluriküla otse ookeani ääres. Rada ise oli üks pikk laskumine, pidev siksak mööda mäe külge, kus iga kurviga muutub vaade natuke teistsuguseks. Kord näed kogu Atlandi avarust, siis jälle järske rohelisi kaljusid ja väikeseid majakesi all orus. Kaldusime mingil hetkel rajalt teadlikult kõrvale, sest tundus nii põnev näha, kuhu see rajamärgis võis viia. Kui aus olla, siis see ei viinud väga kuhugi, aga leidsime hea koha, kus droon lendu lasta ja näha ümbrust linnulennul. Nii põnev on näha, mida enda silmale lisaks veel drooni silm suudab kinni püüda. Kaadritest on näha, milline siksak tee alla Paul Domari kalurikülasse viib. Rada ise ei ole raske, küll aga ta on kurnav põlvedele. Samas me ei näinud väga palju turiste sellel rajal ja ei oleks isegi seda ehk plaaniks võtnud, kui me oleks vaid nädalaks Madeirale tulnud. Aga meil on nautimiseks koguni 2 nädalat, nii et saame rahulikuma tempoga kulgeda ja jõuda kohtadesse, kuhu muidu ei oleks jõudnud. Loodus Madeiral ei vaja mingit haipi või nimekirja. Iga rada, isegi kõige vähem tuntud, võib anda sulle midagi, mida sa ei osanud oodata. Isiklikult ma naudin rohkem mägimatkasid, kus mööda kive ronida, mitte trepist üles ja alla kõndida. Vaadete üle nuriseda ei saa. Lõpuks jõudsimegi Paul Domari külakesse. Küla ise on väike ja ongi pigem selline kaluriküla vaibiga. Madalad majad, kitsas rannik ja Atlandi ookean. Seal nägime ka kohalikku kuju, mis on pühendatud kaluritele ja merele. See symboliseeribki Paul Domari eluviisi. Inimesed, kelle kogu elu on olnud seotud ookeaniga, selle jõu ja selle riskidega. Jalutasime lihtsalt külakeses ringi ja kogesime seda kohalikku vaibi. Pärast matka oli kere hell ja puhkasime jalga kohalikus kohvikus. Eine juhatasin sisse açaí smoothiga, seejärel tellisime jagamiseks friikat portsu lihaga. Eine ise oli mega odav, aga liha ja kõik olid meeletult maitsvad. Samme on kirja saanud ka rohkem kui küll, nii et friikat töötame veel tagasi ülesmäkke matkates veel maha. Mäkke tagasi jõudes otsustasime jääda veel päikeseloojanguks ja väikeseks piknikuks. Portugalis soovitan kindlasti pagarijärist pastel de natasid proovida. Oh, kui mõnus vibe. 7. päev Madeiral tõi meid Santana piirkonda. See on üks neist kohtadest, mis näeb välja nagu postkaart, aga päriselt on ka päris. Santana on tuntud oma 3-nurksete rookatustega majade poolest. Need on traditsioonilised Madeira talumajad, mida kasutati kunagi nii elamiseks kui ka ladustamiseks. Lihtsad, praktilised ja ehitatud selle saare ilmastiku järgi. Santana on üks väheseid kohti Madeiral, kus saad väga selgelt aru, milline oli siin elu enne turismi ja moodsaid linnu. Vaata mind! Vaata mind! Santana ei ole tegelikult koht, kus oleks üks kindel atraktsioon või üks punkt, kuhu minna. Pigem on see küla, mille pead lihtsalt läbi kõndima. Santana külas saab nendesse kohalikesse majadesse isegi sisse piiluda ja seda täiesti tasuta. Kohati oli isegi veider nendesse majakestesse sisse piiluda ja mõelda, kuidas keegi sellistes tingimustes päriselt elas ja toimetas. Ennast ma siin elamas näiteks ei näeks. Niimoodi arvad, et madeirakad teevad? Kuna meil päevaks palju plaane polnud, otsustasime külastada ka Santana teemaparki. Park ise avardas kindlasti silmaringi, aga tagasi ilmselt ei tuleks ega julgeks ka soovitada. Aga see on ainult minu arvamus. Pilgrim, vaata ringi. Siin on labürint. Vaatame, millal me siit välja saame. Kuhu minema pidi üldse? Teisele poole. No siis me ei ole kuhugi jõudnud veel. Tegemist on siis Santana kultuuri- ja teemapargiga, mis on loodud selleks, et tutvustada Madeira ajalugu, traditsioone ja loodust ühes kohas. See ei ole selline klassikaline lõbustuspark, vaid pigem segu muuseumist, külakeskkonnast ja interaktiivsetest näitustest. Seal on traditsioonilised majad, käsitöönurgad, multimeedia paviljonid ja väikesed Madeira elutseenid.
kõige erilisem on see, et saad ühe jalutuskäigu jooksul saada kogu saare kultuurielamuse. Vanad majad, käsitöö, loodus ja isegi väikesed interaktiivsed elamused on kõik ühes kohas koos. Ma ei tea, kuidas suvel, aga aprillis oli park megavaikne, aga kellel huvi, siis nüüd teab külastada. Ja see on see kardikeskus, kuhu sünnipäeval päriselt tulla tahtsin. Kuna käsi oli juba viimasest korrast soe ja sart sees, siis tahtsime siia ka rallima tulla. Kahjuks oli see avalikkusele avatud vaid 4 päeviti. Muudel aegadel kasutati rada kohalike poolt, kes seal treenisid ja võistlesid. Ütleme nii, et me olime päris pettunud seda uudist kuuldes. Olgugi, et seekord plaanidega ei opanud, siis saime sellest kardirajast vägeva droonimeenutuse. Jalutuskäigu kaugusel oli ka Faieli rand. Lihtne, musta liiva ja kividega rannajoon, mida raamivad rohelised mäed ja järsud nõlvad. Siin kohtasime mitmeid kalureid, nii et tundub, et siin võib saak päris hea olla. Jätsime kohaliku gängi. Bondi, oi, seal on veel. Kui palju teid on? Ütle number, palun. Elu käib. Õhtu ja esimese Madeira reisivideo osa lõpetab vaade Falconi vaateplatvormilt. Siit avaneb vaade Madeira lennujaamale ja Machico vällile. Päris hea vaade, va? On sul alles vaade, jah? Juba läks. Nii rõtta, ma ei näinud. Tahaks maandumas näha. Selline oligi siis meie Madeira reisiseikluse ja matkareisi esimene nädal. Kui video meeldis, siis tulemas on ka teine ja samal ajal viimane osa. Seniks kõike kaunist ja näeme juba varsti järgmises videos. Tšau!